Tervitused taas kord stuudiost, siin Argo Hella-Veebri Vaatpanganduse investeerimisteenuste juht ja nagu ma nüüd julgen öelda juba, et on traditsiooniks saanud, et kord kvartalis portfelli halduritega maha istume, et vaadata möödunud 3 kuule tagasi, mis on juhtunud ja võib-olla veel, mis on tähtsam tegelikult, et kuidas edasi vaadata. Seekord on natuke teistmoodi, et me oleme Mikuga kahekesi. Mikk just oli pikal puhkusel ja Kaiuse lasime pikale puhkusele, nii et vaatame koos hoopis Mikuga seekord kahekesi ja detailsemalt peale. Mikk, sa olid päris pikalt puhkusel, ma tahtsin sissejuhatuseks küsida, et kuidas üks portfellihaldur puhkab, et kas ta ei jälgi üldse turge ja ütleb, et davai, et ma nii-öelda tepsist juhtun välja või tegelikult professionaalne nii-öelda kreatism ei luba lihtsalt mitte uudistesse peale vaadata. Jah, meil on mõne aasta tagant võimalus võtta nagu selline pikem puhkus, seekord ma isegi proovisin küll tegelikult pigem juhet välja võtta, natuke jälgisin, õnneks või kahjuks turud olid siuksed, midagi liiga hullu lõpuks ei toimunud siin kuuga, aga eks ta on natuke nakkushaigus, et see on see tänapäeva telefonid ka asjad, et sa pead ikka miskipärast iga paari tunni tagant korra nagu hindadele pilgu peale viskama, aga ei, sai puhata ja sai reisida ja Eestis imekombel ka head ilma nautida, nii et oli väga mõnus. No seda on hea meil kuulda, et päris Hormuzi väinas nii-öelda laevu kokku ei lugenud, kui palju ja mis, et natukene rahulikumalt jälgisid uudised. Küll aga eelmine kord me rääkisime hästi palju Hormuzi väinast, kuidas see on ajalooliselt üks suuremaid sündmusi, selle mõjud võivad olla väga, väga võimsad või ka katastroofilised, eks seal sai fantaseerida igas suunas. Nüüd on 3 kuud möödas, okei, siin tuleb öelda, et mis kuupäeval on reaalselt episood tehtud, täna on vist 9. juuli, ma igaks juhuks ütlen ära, sellepärast, et hommikul juba oli uudiseid, et ega siin vaherahu võib-olla on läbi, aga ikkagi me räägime nafta hinnatase on jõudnud sinna, nagu seda kriisi ei oleks olnudki. Eelmine kord me olime palju pessimistikumad, et võta nagu ümarad kokku, mis siis nagu võib-olla teesides muutus või kuidas sa mõtled tagasi selle? No ei, ma usun, energiasektor peab olema jätkuvalt üks nurgakivi portfellidest, et siin ongi, kui tuleb rahu ja see sõda oligi, et vist kas 18 juuni või millalgi ma vaatasin Trump Versailles selle rahulepingu või memorandumi allkirjastas, mitte otseselt rahulepingu, aga oligi, minust ise ütles ka kohe pärast allkirjastamist, et nafta hind läheb nüüd alla ja aktsiad üles, et see ka nagu peegeldab seda sentimenti, et ikkagi nagu jälgitakse väga nagu Washingtonis, mida turud teevad, et on omamoodi nagu ka sürreaalne, aga eks ta nagu selles mõttes ongi näha nüüd ka, et see kriis võib iga hetk nagu uuesti lahvatada, midagi võib-olla ise ka arvasime, et see on ikkagi siuke pudelikael kütuseturgudel, et see mõju on suurem, tegelikult on väiksem olnud, eelmine kord me rääkisime natuke põhjustest, et siin on nagu tegelikult energiasektoris on investeeringuid tehtud, on taastuvenergiasse, on elektrifitseeritud, et nüüd tulevad need nagu abiks ja kindlasti võib-olla ongi nafta puhul ka see, et üldse, mis investeeringute vaatenurgast on, et ma usun, et jätkuvalt selline $60-70 juures on selle koridori põhi, kus nafta hind nagu pendeldab, et raske on ka näha, et nagu oluliselt alla sellest kukub ja teistpidi võib-olla need ootused, mis korraks tekkisid, et nüüd tuleb nagu sama asi nagu pärast Ukraina sõda, et nafta hind nagu veel kõrgemale hüppab ja kõik energiaturud täiesti nagu katki lähevad, seda nagu ei juhtunud, et siin on ka nagu siis järelikult meeldetuletus, et need suured riigid, kes seda hinda dikteerivad, täna võib-olla eelkõige Hiina isegi, on selgelt näha, et ega nad, kui nafta hind on seal $100 kandis, nad vist ei osta ühtegi barrelit, sest neil on reserve, neil on muid alternatiive ja nii see on, et nii tuleks seda võtta. Ja iroonia nagu selles, et tegelikult nafta enda ettevõtetele siuke asi nagu suhteliselt meeldib, et ega neilegi ei meeldi see, kui see hind nagu tegelikult liiga kõrge on, sest see sektor on nagu tuntud selle poolest, et siis nagu minnakse hulluks ja hakatakse igat auku puurima ja jõuame nagu ülepakkumisse, et tegelikult siuke nagu $60-70 juures nagu alumine ots ja 100 juures ülemine ots, kui ta nii oleks, enam-vähem tundub, ta võiks praegu nii olla, et siis tegelikult sektori ettevõtetele meeldib.
nemad saavad selle hinna juures häid kasumeid teenida, häid dividende maksta, aktsiaid tagasi osta, et jätkuvalt sihuke jah, see 10% nagu kapitali tagatus on sihukest hindade juures nagu suurtel energiaettevõtetel soolas, et pole midagi hullu. Kas selle olukorra päästis praegu siis see, et ikkagi tegelikult olid eelnevalt juba varud hästi suured, et siin ükskord arutades tuli jutuks, et tankerid liiguvad sisuliselt sama kiiresti kui jalgratas, et mingi 30 kilomeetrit tunnis või 40, oleneb kui kiiresti keegi sõidab jalgrattaga, aga et 2 kuud tankerid ei liikunud peaaegu sinna nii-öelda sihtkohtadesse, kus nad pidid minema, et kas selle päästis siis nii-öelda varud ja kas see tähendab, et mõnda aega tegelikult on hästi suur ostusurve poolel nii-öelda, et varusid täita? Jaa, päästsid varud, aga eks selles mõttes näis, et neid varusid sai kõvasti ära kasutatud. Täna hommikul oligi uudis, et ka Venemaa peatas oma kütuste ekspordi, sest neil on nagu siseriiklikult suured probleemid pärast Ukraina droonirünnakuid, et selles mõttes neid pudelikaelu jagub ja see sõnum ongi, et see on nagu üks koht, mis minust ei ole nagu väga muutunud, et see energiasektor võiks mingil kujul investorite portfellides olla, ta ei ole kallis, sa saad sealt nagu head dividenditootlust, et las ta istub ja kui peaks juhtuma midagi, mis neid hindu oluliselt upitab, siis seda parem, aga see, mis täna me näeme, see sihuke $70 barrelist hind, see on küll ja veel, et energiasektori ettevõtetel läheb täiesti nagu kenasti. Mis veel viimasele 3 kuu jooksul on juhtunud, on märgiline, mida tihti ei ole, on Keskpanga nii-öelda, kuidas see on siis, uus juht on nii-öelda, Kevin Warsh ja mida see investori jaoks tähendab? Et räägi, maikuus vist alustas ta ja pigem on tuntud kui väga konservatiivne oma ütlemiselt või siuke agressiivsem, on võrreldud isegi Paul Volckeriga, kes siin 70-ndatel, 80-ndatel väga agressiivne intresside tõesti oli, et ja võib-olla turg alguses natuke ehmatas esimesest kõnest ära, aga ise nagu tõlgendasime seda ka pigem nii, et võib-olla ta tahtis nagu siukse kõva mehe märgi maha jätta ja alustada nagu sõnumites konservatiivselt, teinekord niisugused sõnumid ise juba teevad enda eest tööd aga tegelikult on tegu nagu suhteliselt finantsturge läbi ja lõhki tundva nagu praktikuga, et selles mõttes pigem enda vaade on küll, et vaatadki siin ka neid jätkuvalt, kui nagu sõltuvuses kõik majanduses on ikkagi raha hinnast ja siin ikka laene ka riigid kõik nagu võtavad pigem juurde, kui tagasi maksavad ja midagi ilusat seal nagu just riikide enda finantsides vastu ei vaata. Mis siin ei ole mingit nagu varianti USA-l nagu sellist kõva kätt mängida, et Volckeri ajal olid need võlatasemed hoopis teised ja võib-olla siis see asi nii töötas, aga täna on ikkagi nagu USA riigi finantsid nagu pigem siuksel nõrgemal riigil, et selles mõttes siin peab väga ettevaatlikult toimetama ja just pane siia veel see Trumpi faktor ka juurde, et ta on taht nagu keskpanga juhti, kes nagu raha hinna odaval hoiab, et pigem jah, ma nagu sellest võib-olla natuke siin intressid alguses nagu tõusid esimese kõne peale ja üks närvilisust on, aga pigem siin usun midagi ei ole muutunud, et lihtsalt USA riigi enda finantsid on sellised, et need intressid peavad nagu madalal püsima, et siin ei ole teist varianti. Ehk siis arvad, et keskpikas perspektiivis kindlasti intressid tulevad olla? See on soov, eks, et sul on raskeid valikuid, me oleme näinud, et ega siin keegi mingi kärpimiste ja asjadega nagu pilti ei paranda, et eks see on niisugune selge valik, see finantsrepressiooni valik, et pigem las see inflatsioon olla natuke kõrgem, su võla nagu reaalväärtus tuleb alla, sa seepidi saad probleemist lahti, et selles valguses jah, ma usun, et nagu intressid püsivad nagu pigem nagu madalamal, et siis, see on lihtsalt poliitiliselt valutum. Ehk siis all-in turgudele sisse? Jah, kas nüüd all-in, et sellest saame vast rääkida, et neid punaseid lippe on ka küll ja veel, aga ütleme, ta on jah, selles mõttes, kui sa paned selle makropildi, ma usun nagu
ala, et kaks aspekti, et esiteks, et enamus riike ikkagi kulutavad ja laenavad täna ja investeerivad ka või ütleme, toetavad majandusi selles mõttes nagu ala Euroopa kaitsesektor, siin Saksamaa tahab taristut teha, USA-l endal ka eelarve defitsiit 7% see aasta ja ei ole otseselt ju väga kehv aasta USA majanduses SKP-st, et see on nagu ja siis ongi, et siia juurde panedki selle, et intressid nagu ei ole nagu liiga kõrgel ja pigem võivad siit veel alla tulla, et selles valguses see ei ole nagu kehv keskkond otseselt aktsiatele. Aga eks me saame arutada, et mingid asjad on selgelt ka eest ära juba liikunud ja vägagi kuumad. Siit jõuangi siia, et jälle, kui 3 kuuga võrrelda, siis ega siin nii mõnigi indeks tegi 15% rallit ja nii edasi, ja ega siin, ma arvan, ei ole paljude jaoks üllatus, kus kohast see tuli ja suuresti võib-olla mälukiibid on täna termin, mida kasutatakse, on see Intel, Marvel või Micron, mis siin tegid isegi mitmekordseid tõuse. Kuidas siis on, et meile portfellihalduses oleme alati rääkinud siin labidamüüjatest, et labidamüüjad on koht, kuhu vaadata. Mulle tundub, et kiibid natuke nagu on labidamüüjad, et on tarneahela alguse poole. Et mis tundeid see tururalli üldse tekitas ja kuidas peaks selles orienteeruma? Ta on nagu ikkagi väga kontsentreeritud, et ikkagi, nagu sa ütled, kõik, mis on kiipidega seotud, on kuningad olnud ja see ei ole ainult mingi USA-ga seotud asi, et pigem ongi siin ka, kui ma lugesin nagu puhkuse ajal ka neid kokkuvõtteid, mis tiim ise teeb, et eks siin nagu igapäevaselt jälle kuskil keegi nagu viskas õhku palju kiipide, eriti mäluhinnad nagu täna kasvavad, mis on nagu tehisaru andmetöötluses nagu peamiseks pudelikaelaks osutunud. Et selles osas jah, ta on nagu ma ei tea, Taiwan Semiconductor see aasta pluss 40%, Samsung pluss 100 ja peale, et kusjuures Samsungi osas just nagu kolleegiga rääkisime, et nagu see on üsna crazy, et seal kiibiüksuses töötab üle 40 000 töötaja ja see ettevõte nagu on nii suure kasumi selle kiibi ja mälubuumi pealt teeninud, et need 40 pluss 1000 töötajat, kes paljud on nagu tavalised elektroonika kokkupanijad, liinitöötajad, võib-olla teenivad 2-3 tuhat eurot kuus palka, saavad eelmise aasta või viimase aasta tulemuste pealt keskmiselt 400-500 000 preemiat, et ma arvan, et nad ei osanud uneski näha, et üks hetk siuke asi tuleb, et selles mõttes tasuvad tööstusinvesteeringud pika peale ennast ära. Et ühesõnaga teistpidi selle sama teema juurde kommentaariks juurde, et see on ka nagu risk, et jääd võib-olla töötajast ilma, aga ma natuke lugesin juurde, minu arust on Samsungil vist praktika divisjoni põhiselt kasumid jaotada, et tegelikult hästi just nende kindlate valdkondade nii-öelda inimesed said hästi tugevalt premeeritud ja isegi mingisugused protestid on sellega seoses. Ja nad ametiühingud just nagu tegelikult ikkagi nii-öelda võitsid töötajate poolele väga suure asja, et seal jaotatakse ikkagi ärikasumist nagu väga suur protsent välja ja kõigi vahel, kes vähemalt kiibiüksus töötavad. Aga igal juhul, mis on see, et tegelikult kõik, mis sellega seotud on buumiv ja ega see nagu väga hea märk ei ole, kui võib-olla muud sektorid nagu liiga hästi ei käitu, aga ma siin nagu ikkagi toonitaks, et minu arust, kui sa nagu turu tervist vaatad, et mis me ise ka nagu jälgime mingid siuksed nagu, ma ei tea, pangandus on ju, et selline võtmekoht, kuidas laene antakse, kuidas raha liigub torustikus nagu, et midagi hullu ei ole, aga pangad on see aasta natuke üleval, vask selline baromeeter, kuidas võib-olla niisuguseid reaalseid investeeringuid tehakse ka vist mingi 10% kandis üleval see aasta. No võib-olla kinnisvaraturg on üks siuke nagu laiem baromeeter ka üldisest tervisest ja see on nagu kindlasti nõrgem koht, et siin on selgelt näha, et see andmekeskuste nagu investeeringud on nagu välja söönud neid investeeringuid, aga ta ei ole ka kukkunud see aasta oluliselt. Et selles osas nagu midagi hullu turu tervisega ei ole, aga kindlasti need kiibid on nagu staarid ja mis puudutab seda, et me võib-olla on see, et me nagu neid kõige kuumemaid kohti ei taha taga ajada, sest alati sa võid vaadata, et jah, sul on nagu suur trend taga sellel asjal, aga
kui rahvarohkes on, mis hinda sa nende varade eest maksad, et see on täna nendega probleem, et ainuüksi see üks USA mälutootja Micron on täna rohkem väärt kui näiteks kogu Hiina tehnoloogiasektor ja minu hiinlased ei ole nagu otseselt ka tehisarus nagu kehvad tegijad, et ka neil on omad mudelid, neil on reaalselt niisugused nagu praktilised humanoidid asjad, et siin nagu paneb kukalt kraitsima, et ühel pool nagu on ikka väga helge tulevik sisse hinnastatud, aga mujal nagu võetakse rahulikumalt, et selles osas jah, võib-olla meie nendesse labidamüüjatesse ei ole läinud, vastupidi, seal tasuks pigem üsna ettevaatlik olla. Ma küsiks korra vahele, et eks siis kas sa julged öelda, et hind on täna liiga kallis või õiglane hind on täna keeruline öelda, õiglast hinda? Noh, emba-kumba pidi, kui sa ei suuda tuvastada nagu kindlat lõppvõitjat või keeruline on, see on ka üks asi, siis alati tasub investeeringust eemal hoida, et need on tsüklilised ärid, et eks mis mälu puudutab, ta on ajalooliselt üks kõige tsüklilisem äri olnud, aga täna siis ongi niisugune narratiiv on muutunud, et noh, nii-öelda andmekeskuste ja tehisaru kasutusega sul on pikaajalised mälulepingud ja asjad, aga no mina tooksin kaks asja välja, et eks on nagu see, et kui siin tuuakse paralleel, et noh, et ka, et siin, kui internetivõrku investeeriti ja kõik, et esiteks sinna investeeriti natuke alla $1 trillioni kõik kokku, täna tehakse nagu vist järgmisel aastal plaanitakse ainuüksi andmekeskustesse $1 triljon panna, et see kokkusumma on palju suurem. Ja teiseks nagu noh, et ikkagi ühe kiibi eluiga vaadates seda arengut, mis seal toimub, võib ja mis iganes, äkki ka nõudlusega kõik ei realiseeru nii helgelt, võib olla nagu oluliselt väiksem kui ühe kaabli, mis sa nagu maasse paned, et see on nagu üks aspekt, mida meeles pidada. Ja noh, teine on nagu see, et võib-olla nagu kuidagi see tsüklilisus ja pikaajalised lepingud, mida nüüd öeldakse, et nagu mis need mälutootjad ka toetavad, et noh, seda on ka ajalugu näidanud, et mida üks pikaajaline leping praktikas tähendab. Et mulle tuleb sama Korea ja Korea mälutootjatega tuleb meelde laevandusbuum, kus seal 2000-ndate alguses neil olid, ma ei tea, kui pikad lepingud, et maailmakaubandus kasvab ja kõik tahavad laevu ja siis üks hetk nagu oli neid laevu piisavalt, tuli veel nagu majanduses langus ja need tellimused lihtsalt tühistati ära. Kõik odavnes, metallid kukkusid nii palju, sa võid mõelda, et sa saad trahvi isegi selle eest, aga sama, et kui see kiip on nii palju üks, et näiteks peaks olema, et on odavam, sa lihtsalt kas või maksad selle trahvi ja sul on ikka nagu, tuled sealt nagu paremini välja, et see kõik võib muutuda, need on väga tsüklilised ärid, et ma ei võtaks ka neid nagu noh, et mingid hullud pikaajalised lepingud seal kõike kaitsevad nagu. Mis võiks olla see üks oht, mis võtab nagu sellest kõigest nii-öelda õhu välja, et mis paneb kõik teistmoodi hinnastama? See on nagu jah, hästi jällegi keegi ütles, et see on nagu peol käimine ja napsu võtmine, et kange napsu võtmine, et tuju on hea ja pidu on mega ja sa võtad ühe šoti, võtad teise, aga sa saadki tagant järele teada, kui sa oled võib-olla ühe liiga palju võtnud. Et me ei tea seda, et sul nagu loed need absoluutnumbrid on ju väga üüratud, et sa loed nagu sadu miljardeid läheb järjest, et ega me ei tea seda, millal see moment toimub, aga selge on see, kui üks naps on nagu liiga palju võetud, siis järgmine päev ikkagi läheb päris pahaks. Et mina ei tea, millal see punkt on, aga ikkagi selgelt niisugune nagu võimalus on olemas ja küsimus võib-olla jällegi, et millal vaid, et mis võiks see olla, nagu, ma mõtlen stiilis, et ühel hetkel, ma ei tea, tehakse, keegi tuleb välja 4 korda väiksema andmekeskusega, mis suudab teha 10 korda rohkem ja siis nagu need eelmised ehituslepingud või mis iganes visatakse nagu taevasse või kas see on mingisugune innovatsioon? See on ülepakkumine, mingi hetk sul nõudlus ei tule taha sellele, et eks ei raske nagu öelda jah, et huvitav võrdlus ei silma, et täna ka ikkagi ju tehisaru puhul ka üks suur nagu, kui sa võrdled, et kogu reklaaminduse tulu on umbes $1 triljon, kõik reklaamid maailmas on umbes $1 triljon, et ongi, et aga vaatad nagu, see on tulu, et vaatad nende tehisaru nagu niisugust ka et rahastamismudelit mingit pidi, kus nad teenima peaks, paljud näiteks sellele panustavad, on ju, et siin keegi lõi just kokku, et nad peaks nagu teenima mitu triljonit aastas, et nagu seda nagu õigustada, et ei tea, ühesõnaga see on nagu, ootused on väga kõrged,
et lihtsalt ongi, et palju sellest nagu realiseerub ja kui kõik ei realiseeru, sa võid üks hetk olla üle investeeritud, see on see nagu koht, mida jälgida. Ma lugesin juurde siin hiljuti, et tõusvate turgudega ongi see nii-öelda fenomen, et kõik tundub äge, tahaks kõik oma vaba raha tööle panna, kasvame koos turuga, aga pigem, et ohukoht on see, et mida tuleb jälgida, on see, et kui ülevõimendatud turg on. Ja sest, et kui nagu raha saab otsa, mida tööle panna, kui turg läheb edasi, tahaks midagi veel nagu tööle panna, siis kasuks tuleb võimendus, võtad nii-öelda laenu ja sellega investeerid veel omakorda. Et see on see koht, kui see läheb liiga kuumaks, et siis tuleks nagu vaadata, mis nagu toimub ja võib-olla riskid on liiga suureks läinud ja ma enne meie kohtumist siin kiiresti mis siin salata Claude'i abiga ja pärast natuke kontrollides fakte ka vaatasin, et nii-öelda marginal loan'i või võimenduslaenude tasemed on tegelikult isegi rekordtaseme, siin on küll erinevaid numbreid, mida saab jälgida, aga üks asi, mida kasutatakse nii-öelda see marginal loan to GDP ehk siis nii-öelda võimenduslaen nii-öelda SKP suhtes on rekordtasemel seal 4% kandis eelmistel kuudel. Üldse nagu ma vaatasin 20 aastast graafikut, siis see oli nagu rekordtasemel. Ehk siis minu sõnum on see, et tundub, et ka see võiks natuke ettevaatlikuks viimaste rallide ajendil nii-öelda ettevaatliku olukorra võtta. Aga mu küsimus on, kuidas te siis, kas te ka jälgite seda või jälgime, aga taga on natuke selle sama numbriga on see probleem, et kuna turgude enda nagu väärtus on tõusnud nii palju, siis nagu mingit pidi laenad alati nagu selle vara justkui väärtuse vastu mingi osa, on ju, kui sa võimendad. Et on see, et turud on nagu järjest suuremaks majanduse suhtes kasvanud, et siin peab vaatama, kas ta on nagu parapoolselt nüüd tõusnud või mitte, et tegelikult nii palju mina neid olen vaadanud, on pigem natuke liikunud lihtsalt nagu nii-öelda turuväärtusega vastu, et sul on ju mingi ettevõte nagu kasvab 500 triljoni pealt triljoni 1-2, siis sul nagu vastu ka, kui sa võimendust kasutad, see osa nagu kasvab, et ongi, et GDP ei ole nagu siuksel määral liikunud, et selles mõttes mingit siukest superpunast lippu ma nagu sealt ei tõlgendaks. Et ma ei taha ka nagu öelda, et veel kord, et turu nagu üldiselt tervisenäitajad on nagu, ei ole kõige kehvemad, et need samad pangad, mis ma mainisin, mõned toormed, mis meile nagu näitavad, et pilt ei ole nagu nii must, et lihtsalt see on see sõnum, et on muid kohti ka peale võib-olla selle väga kitsa seltskonna, kuhu vaadata. Et sa mainisid neid nagu labidamüüjaid, et eks neid on nagu raske nagu leida selles mõttes, et täna ma ei ütleks, et kuidagi sama, et need kiipe nagu vaadatakse labidamüüjad, et nad on ikka nii keskmes selles, et seal, kui sinna raha paned, sa paned ikka kõige kuumemasse kohta. Et ma olen ise otsinud veel kaugemaid nagu tuletisi natukene, et ongi, et aga ega seal ökosüsteemis midagi nagu odavat väga ei ole, et sa peadki minema meie vanad mingid Fortnumi näited ja asjad, kes lihtsalt mingi, ma ei tea, andmekeskustele elektrit müüvad või midagi, Euroopas on siin mingid ASML-id ja kellel ka võib-olla võiks väga hästi minna, kui kõik väga optimistlikult läheb, et mis võib-olla nii nagu hullud ei ole, aga ega kõike seda on juba märgatud mingit pidi, see ei ole midagi, mis nagu ka, siis aga liigumegi siis üldiselt, mis ei ole liikunud, see on täna ilmselt põhjusega ei ole liikunud. Liigumegi siis sinna, et ütled, et tegelikult nagu turul ikkagi mingi tervis on sees ja kohti leiab, et kuhu poole te siis vaatama olete hakanud, elamu ehitus käis natuke läbi, miks sinna poole peaks vaatama? Ma saan aru, USA elamu ehituse nii-öelda mingisugused nimed on fookusesse jäänud. Ma siin vaatasin ise järgi enne, kodude hinnad on taskukohasuse võtmise rekordkõrgel. Pandeemiaeelse taskukohasuse taastamiseks peaksid kinnisvarahinnad 15% alla tulema. See on mingisugune näide ka veel, et kui 500,000 väärtuses kodu vajab, ütleme 112,000 sissetulekut, siis täna mediaan näiteks 78,000 juures. Et kas siis on ikkagi see elamuehitus atraktiivne koht, kuhu vaadata või mitte, et või jah, ta on siuke nagu täiesti bombed out, nagu sa mainisid, need põhjused on, need on turule teada, need aktsiad ei ole nagu super hästi käitunud, et see on kõik see tsükliline nagu madalseisu pool, aga millele võib-olla võiks tähelepanu juhtida, on see, et võib-olla mis makro poolt puudutab, on see sama, et intresside poole pealt meil on vaade, et siit võiks tulla nagu leevendussektorile,
et need samad eelnevalt mainitud aspektid, et üks asi on, kui Trump ütleb, et ta tahab nagu tarbijaid aidata, teine asi on lihtsalt see, et lõpuks sa pead ka oma riigi finantsi aitama. Ja teine asi, võib-olla on see sama nagu andmekeskuste pool ka, et mainisime, et see on nagu päris ekstreemne, absoluutnumbrites need numbrid on ekstreemsed, et nii kui sealt nagu natuke ma ei saa öelda õhku, kuna hetkel need investeeringud tasuvad ennast ära, et see on, võib-olla turul on need asjad nagu väga crazy'ks läinud, aga nii kui sealt natuke nagu ära tõmmatakse, siis on lõpuks, kui sa paned nagu Microsofti või Amazoni konkureerima mingi elamuehitajaga, et tal on mõju, kui need investeeringud juba $1 trillioni juurde aastas lähevad, et ta nagu öeldakse inglise crowding out või ta sööb välja nagu teisi sektoreid ja võtab sealt hapnikku ära, et ongi, et kui see nagu hoog raugeb, täna on see nagu väga ekstreemne, siis jällegi teistel tekib ruumi nagu toimetada rohkem, et võib-olla selle nurga alt ma olen vaadanud ja just ongi, et mingisugused ehitusmaterjalide tootjad, USA-s on nagu päris palju selliseid poololigopoolseid nagu kohti, mis mitte ainult tehnoloogiasektoris, mida meie tähele paneme. Et need on ettevõtted, mis täna ka juba kasumlikult seal toimetavad ja siin on lihtsalt see tsükliline taastumise potentsiaal, et ega lõpuks need kodud, ma usun, ehitamata ei jää, et see viitajaga võib sul, millal iganes ta pöörab, seda täpselt ei tea, see on nugada püüdmisega, aga siin on selgelt nagu hetkel nagu alainvesteeritus ja üks, et kui ta pöörab, et siis on lihtsalt siin nagu päris hea niisugune kasumite kasvuruum ja siis võiks ka need aktsiad tegelikult liikuda koos kasumitega. Et niipidi ma olen seda... Kõige ebapopulaarsemas kohas võiks olla nagu, kas nüüd kõige suurem potentsiaal, aga koht, kus kui pilgud pöörduvad, siis tegelikult on siin on ka mingisugused populaarsemad kohad, et me oleme ise ka üle pika aja näiteks, rääkides samast tehisarustega isegi nagu kasutame palju ja näeme, et loomulikult nõudlus on nagu reaalne, et näiteks Microsofti aktsiaid soetanud, et samamoodi aktsia 30% kukkunud, kuidagi kaotajaks tembeldatud nagu lühiajaliselt selles võistluses, aga tegelikult usume, et nende see... Miks ta on kukkunud 30%? Või natuke on jah, see peamine lugu võib-olla on see, et kas kogu selle tehisaru teenuste ja kõigega nagu Microsofti suhteliselt monopoolne seis või vähemalt oligopoolne seis nagu paljudes kohtades nagu ära süüakse ja nad söövad nagu oma niisugust nagu kasutajapõhist teenust, on see korporatiivmaailmas või ka tarbijate seas, aga inimene ei kasuta enam Excelit. Jah, ongi, et sa saad teisi lahendusi ja tekib mingid tarkvara poole pealt alternatiive ja teine asi on see sama, et nemad peavad ka seal 100 miljardit pluss nagu aastas investeerima hetkel nagu andmekeskustesse ja ostma hirmkalleid neid kiipe ja kõike muud, et seda teha, et see on nagu nii-öelda sundseis ja kas investeering ära tasub ja et selles mõttes jah, ongi, et täna on nagu hästi kitsas seltskond võitjateks tembeldatud, et kus need pudelikael on, et isegi Microsoft on nagu 30% aktsiaid kukkunud ja kaotaja poole pigem nagu pandud, et aga tegelikult vaatad nagu jällegi, et kas seda nagu ökosüsteemi, mis vahet ei ole, on see korporatiivmaailmas või isegi tavakasutajana, kes iganes Windowsi või Excel Wordi kasutab, et kas see nagu kuhugi kadunud, paned siia nagu juurde, et ikkagi sellel ettevõttel on meeletu ressurss vaadates, mis kasumimarginaalid, seal brutokasumimarginaalid circa 70%, et palju nad raha teenivad, investeerida sinna andmekeskustesse, kellel nagu lõpuks see rahakott peale jääb, et kindlasti Microsoft on üks see, kes sealt mängust välja ei pea tulema, ja täna nad investeerivad ja julgelt ka, ja erinevalt teistest ei pea siin mingi võlga võtma selleks või midagi, et selles osas ma usume, et ta on nagu huvitavas kohas. Kas Microsofti panus on, või nii-öelda bet on rohkem siis pigem nende põhiärile kui et nende AI betile või? Ei, ikka see teine pool ka, et veel kord, et see tehisaru kasutus, seda ei saa nagu alahinnata ja neil on lihtsalt seda panus on sellel, et neil on rahaline muskel, et nagu reaalselt neid investeeringuid teha, et nad ei pea seda nagu
siia kõrvale tuua Amazon, Alphabet näitajad, mõlemad sarnaselt väga tugev põhiäri, toodab rahavoogu ja seal kõrval teevad siis AI investeeringuid, et ka meil radaril täpselt samamoodi, et korvina on kõik, et see on natuke niisugune kord üks peal, kord teine peal, et võib-olla see alguse lugu tuli ka nendest keelemudelitest hästi, et Alphabetil ju väga tugev nagu Gemini oma keelemudel natuke nüüd on võib-olla siin teised eest liikunud, aga igal juhul eks see on selles mõttes, aga võib-olla Alphabeti tugevusi turg nagu hindab täna rohkem, et teevad ise ka oma kiipe ja Amazon täpselt samamoodi võib-olla kõige nagu radari alt ujuvam ettevõte, aga vaadates, kuidas investeerivad ja samamoodi nende oma nagu kiipide poole, see on tugevusi küll ja veel. Ehk siis kõik on tegelikult atraktiivsed tugevad ettevõtted, küsimus on lihtsalt, et millise hinnaga siseneda saab ja Microsofti pool siis see muutus nii-öelda atraktiivseks. Just, et natuke peab alati vaatama, mis hinda sa vaatad, et Microsoft on kõige konservatiivsem panus, eks meil ikka on niisuguste suurte trendidega see, et võib-olla palju sa ise ka neid asju ette näed, et kus kõige vähem kaotada saab. Küsikski seda juurde, et tegelikult ma olen märganud, et te Kaiusega hästi palju koos just räägite hind vastu vaba rahavoogu, et võib-olla oleneb, kes see kuulaja on ja kui palju keegi mingit finantse hindab, et price to earnings ei ole vist teie maailmas hoopis niivõrd suhtarv, mida vaadata, vaid te olete hästi nagu price to free cash flow siis, et võib-olla paari sõnaga tergenda seda, miks see on hästi oluline number? Jaa, vaba rahavoog võib-olla, kui sa teenid tegevusest mingit rahavoogu, et siis ongi, et ta näitab, et palju sa ka vastu pead investeerima. Et täna ongi niisugune natuke nagu moonutatud pilt, et need samad tehnoloogiasektori ettevõtted, nende vaba rahavoo näitajad on hästi nagu kehvaks kukkunud. Et ka väga paljud suured nagu reaalselt, kuna nad investeerivad sama mainitud nagu 900 triljonit väidetavalt järgmine aasta, see aasta circa 700 triljonit, juba miljard triljon, enam polegi nagu vahet, aga miljardit ja see aasta ka circa 700 miljardit andmekeskustes, et selles osas loomulikult, et siis see sööb su selle nagu rahavoo, mis sa teenid ära, aga siin ongi meil see panus, et need on ettevõtted, kes alati saavad seda kohandada, et kui midagi peaks nõudluses juhtuma, nad saavad selle nagu muutuse teha. Et selles osas nagu jah, neil seda võimekust on, aga et üldiselt sa pead ka jälgima, mida alati selle rahavooga tehakse, et kas sa nagu investeerid, maksad dividendideks, et me oleme nagu selles mõttes jah, päris teed mingi ülevõttu, hästi palju pöörame sellele tähelepanu, et võib-olla üks klassikalised dividendi aktsiad meile nii väga ei meeldi selle nurga alt sageli, sest ettevõtted ei investeeri, et mõnes kohas küll, et kus võib-olla energiasektoris seal tagastatakse seda raha nagu rohkem, et las ta siis olla, aga üldiselt jah, niisugune tava muudes tööstusharudes meil pigem meeldib, kui ettevõtted nagu ka investeerivad kuhugi või teevad mingeid ülevõtte, kasvavad, et ikkagi aktsiate poole pealt on ka see oluline komponent, aga see oleneb jah, et aga jälgime hästi seda küll. Mis peaks juhtuma, et võtate vastu otsus, et Microsoft näiteks ei ole hea investeering? Ja alati hästi suured riskijuhtijad, aga millegiga me nagu laulatatud ei ole, et selles osas võib-olla Microsofti puhul jah, ma ütleks, et võib-olla sama nagu ega ka nende puhul peab vaatama nagu seda, et okei, et ma mainisin, et see vaba rahavoog on, et kui nad lõpetavad selle nagu investeerimise andmekeskustesse ära, tuleb näiteks niisugused stsenaarium, et okei, et see asi, seda on nagu liiast tehtud, et see, mis sulle jääb, kas see siis on kallis või ei ole. Et meile nagu meeldibki see, et see osa vastu seda nagu ka vanemat äri on nagu, ja lõpuks neil pilveteenused ja kõik kasvavad, et pole ettevõtet, kelle efektiivsus tänu sellele ei paraneks. Et kui see peaks kuidagi nagu mõranema, et siis sul kaob nii-öelda see, kuidas öelda, tugisammas sealt alt ära ja siis on küll selle kaasusega jamasti, aga hetkel pigem nagu vastupidi.
või kui aktsiahind on liiga kallis, igal asjal on oma hind, et täna on jah, Microsoft oma niisuguse päris atraktiivsetel hinnatasemetel, seepärast ta meile meeldis, aga seda peab ka alati lõpuks vaatama. Et võib-olla kuskilt kasum välja võtama, igaks juks disclaimer teen siia juurde ära, et otseselt investeerimissoovitused need ei ole, et selles mõttes, et täna me ütleme ühte, on ju, aga Mikk järgib igapäevaselt turge ja võib-olla järgmine nädal on mingi uus uudise või infokild, mille põhjal tehakse teine otsus, et selles mõttes ja võib-olla see paari absoluutselt ja võib-olla nendest, kunagi pole kasu niisugust ühest nimest, et võib-olla kui siin rääkida võib-olla laiemalt, et mis siis on nagu need teised teemad, et sa mainisid ka, et ei pea nagu kõige kuumemasse kohta vaatama, et ega sama, et võib-olla korraks ka, kui siin rahu sõlmiti, energiaettevõtted tulid päris palju alla ja mitte ainult klassikalised energiatootjad, kogu see ahel, et see on nagu üks osa, mida ma mainisin, võiks olla portfellides tegelikult olemas, ta ei ole kallis, see on nagu ettevõtetele sobib see naftahind jätkuvalt, mitte ainult naftahind, seal võib-olla laiemalt vaadata. Tegelikult Euroopa poolelt on paljud aktsiad päris palju pihta saanud, me oleme siin varasemalt neid Rootsi ettevõtteid kõvasti maininud ja seal on ka tegelikult tugevad ettevõtted täpselt samamoodi nagu need mainitud suured tehnoloogiajõud alla tulnud, et hinnakordajad odavamaks muutunud, tegelikult nagu kasumitega midagi pole väga juhtunud, et hästi püsinud või kohati isegi kasvanud, et siiapoole vaadata, et Euroopa ikkagi tembeldati ka nagu sellest Iraani sõjast kaotajaks, et Euroopa nagu sõltub kütust impordist ja päris paljud materjaliettevõtted siin said kõvasti pihta ka, et ise oleme samamoodi vaadanud, et mingisugused niisugused ehitusmaterjalid ka siin, mida taristus läheb vaja ja mida sa ei saa asendada, need ettevõtted, neil läheb juba täitsa okeilt, neil on hea hinnakujundusvõime olemas, et tegelikult nüüd peaks päris hästi jalad alla saama ja juuli algus ja juuni lõpp, kui siin nagu usuti korraks seda rahu näitas, et väga hästi nad ka said jalad alla, et siin nagu kohti on, mis võiks ka nagu põrgata, kui läheb niipidi, et mingit pidi see konflikt ka Iraaniga peaks lahendust leidma, aga see on niisugune jällegi, et erinevad osad võivad siin portfellis eri aegadel aidata, et mida veel tuua näitena, toormesektoris ka sama mainitud vask näiteks, et sellega seotud investeeringud kahtlemata täna need suured trendid, et on vaja siin igasugu nagu kaitsetööstused, elektrivõrgud igale poole investeerida, vask on niisugune nagu, ma ütlesin, et sõltumata sellest, et justkui võib-olla ei lähe nagu väljapoole andmekeskusi väga hästi, siis muidugi seda vask läheb sinna ka kõvasti, aga et tegelikult täitsa okeilt käitunud ja võib-olla tasub vaadata sinnapoole, et nagu kohti on. Ikkagi tegelikult on see hajutatus oluline ja jällegi jõuame sinna tuumsõnumini, et vaadata neid kohti, mis ei ole nagu nii üle kuhjatud ja et võib-olla on mingeid huvitavaid leidmisi seal. Tuleks veel, aeg läheb arvutult, et saadame klientidele kuukirju ja seal mainisid, et Wall Streetil on oma trükipress. Mis see tähendab? Jaa, see on niiviisi, et see tegelikult ka kui sattusin kuulama ühte videot maailma ühest legendaarsemast aktsiate lühikeseks müüjaks või kes panustab nii-öelda aktsiate hinnalangusele, et need on tavaliselt hästi terased kriidid, kes peavad nagu väga kõvade munadega olema, et turud pika peale ikka lähevad üles, et nad teevad hästi ka nagu niisugust kodutööd ja sealt nagu toodi ka välja tänases turukeskkonnas ka, et ikkagi, kus siin tuleb väga suuri IPO-sid nagu börsidele, et see ei ole võib-olla alati parim aeg investeerimiseks, ka need IPO-d ise, mis tulevad, et võib-olla kas või meie oma sellele hipodroomile tagasi mõelda paar aastat tagasi. Börsidel on ka niisugused omad aastakäigud nagu veinidel, et 2021 oli päris keeruline aasta, et siis tuli ka nagu börsidele palju asju, aga kui sa sealt nagu valikuid tegid, et õnnestus ükskõik kuhu selle noole loopisid, siis tegelikult tagasi sellele aastakäigule vaadates on päris keeruline oli. Ja nii on nende IPO-dega, et täna on siis nagu üle mitme aasta IPO või börsile tulevad ettevõtted nagu, neid tuleb nagu väga suurelt, ajaloolises
mahus polegi niisugust nagu näidet olnud ajaloos, et kus ettevõtted on erakapitali peal nii suureks kasvanud ja nüüd nad tuleb näide rekordiline SpaceX-i IPO turuväärtusega siin 1,75 triljonit, vahepeal käis selle 2 juures, ma ei teagi, mis see nüüd viimasel hetkel on. No vist on täpselt selle juures, kus ta kauplema hakkas natuke isegi allpool, aga küll IPO hinnast veel natuke kõrgemal, aga ja. OpenAI, Anthropic siin paberid sisse pandud, sellel aastal võib-olla veel, need tulevad ka enam kui triljoni nii-öelda väärtuse pealt turule, aga mis see riskikoht siis no riskikoht on natuke see, et esiteks eks see on ka üks põhjus, mis siin mainitud eelneva tehnoloogiasektori nõrkuse puhul, et investorid lihtsalt peavad raha kuskilt saama, et investeerida uutesse asjadesse, kus sa saad raha, et kas on säästa või siis müüd mõne olemasoleva positsiooni ja vahetad välja, et see nagu paneb pressi mingit pidi paljudele nagu teistele suurtele populaarsetele asjadele. Seda esiteks. Ja teiseks nagu ongi, et need ettevõtted, kes ise börsile tulevad, ega lõpuks, kui nad nii suureks on kasvanud, ka seal on ports investoreid, kes tahavad sealt välja saada. Et kui sa nii vaatad viimaseid börsil tehtud noteeringuid, siis ikkagi see 1 aasta jooksul, kui seal vaadata viimaseid suuremaid, ma ei tea, seal vist oli 30-40 ettevõtted, nad käisid 1 aasta jooksul keskmiselt ikkagi mingi 50% all ära. Et pika peale, neil on läinud nagu paljudel ka väga hästi, mõelda vaid, kui on ju oleks kuhugi Google'isse toona pärast IPO-t investeerinud või midagi, et see on, aga lihtsalt lühiajaliselt on küll, et isegi kui ettevõte on väga hea, seal on ports investoreid, kes nii-öelda lõpuks saavad börsil ka suuremalt ennast välja müüa, et ongi, et sageli seal alguses on väiksed keeluperioodid, et päris esimene päev pärast börsile tulekut sa nagu ei tohi müüa, aga see on ka üks asi, mida nagu kuklas hoida, et kui siin poole aasta jooksul nüüd nagu perioodid lõppevad, sul tuleb ka päris tugev müügipress nendest peale, et see on nagu ka see, et Wall Street nagu kui midagi on kuum, nad saavad alati nagu kõvasti hakata aktsiaid emiteerima, aga üldiselt need ei ole nagu head ajad, kui siuke asi lahti läheb, kus investeerida. Saan aru, et tuleks ettevaatlik olla nii nende enda nimede suhtes, need kuulsad nimed nii-öelda, sest et need olemasolevad aktsionärid võivad ühel hetkel, kui neil tekib võimalus üllatavalt suure müügisurve sellele samale aktsiale tekitada, sest et nad on saanud sellised rekordilised nii-öelda tootlused sealt, et tahaks neid realiseerima hakata, aga teistpidi tuleb ka laiemat turu mõttes ettevaatlik olla, et kui joostakse nende tuntud nimede peale tormi, et siis kusagilt tuleb midagi müüa, mis on nagu müügisurve nagu laiemalt võib-olla üldse turgudele, eks ole. Jah, eks ta on selline, et mingit pidi seesama SpaceX-i näide, et ju seal ka müüakse sulle lihtsalt seda, inglise keeles on TAM või siuke total addressable market või nagu sulle müüakse seda tuleviku turupotentsiaali, mida kõike sa võid teha ja nagu seal seesama lühikeseks müüja ütles, et see on nagu kosmose puhul piiramatu põhimõtteliselt, mida sa võid teha, kosmos ise on piiramatu. Et siis ongi, et kerge neid nagu triljoneid tulema, et aga siis peab ikka vaatama, mida sa nagu täna reaalselt teed ja mis need ootused on, et see on see nagu probleem, et ega võib olla ka häid IPO-sid ja neid üles korjata, et aga et jällegi, et kui sulle nagu müüakse nagu pigem nagu triljoneid tulevikus, siis on lihtsalt eriti nagu mingi tehisaru puhul nii keeruline öelda, et just see ettevõte on see, kes see võitja on. Aeg on sinna läinud, et ma tõmbaks selle vaikselt kokku, mis me siin nii-öelda selle episoodi küll, aga ma teen sulle välkküsimused, 3 tükki. Ma käisin Kaiusega investeerimisfestivalil, meie teema oli, mida me jutustasime, oli mida jätta, mida hoida, mida võtta ja neid ma küsingi sult välkküsimustena nii, et sa ei tohi anda pikemalt kui 1 lause mulle igale asjale vastuse. Ehk siis esiteks, Mikk, mida jätta? No täna jätta investeeringud, mis sind ikkagi inflatsiooni vastu kuidagi pidi kaitsevad, energia, toormed laiemalt, see on oluline osa investeerimisportfellist. Ehk siis jätta portfelli, jah. Ma mõtlesin, et mida jätta ju kõrvale, aga mida jätta kõrvale, jah, nagu millest eemal hoida, nii-öelda see, selles mõttes.
mitte joosta turul kõige kuumemate kohtadega kaasa, hoida hästi distsipliini, et ei ole midagi hullu, kui mingit pidi natuke tootusest ilma jääda. Mida hoida, kas see on siis seesama, mida sa juba vastasid? Vastatud. Ja mida võtta? Täna ikka vaadata võib-olla Euroopa suunas on huvitavaid kohti ja sobradaga ringi päris paljud ettevõtted on tehisaruga kaotajaks tembeldatud, et kas seal on või aktsiahinnad on kukkunud kõvasti hirmude tõttu, et võib-olla seal on mingeid võimalusi alati, et kus miskit üles noppida. Aitäh, Mikk, mõtete eest jagamast ja ma usun, et siis 3 kuu pärast oleme juba jälle kolmekesi, nii et Kaius tuleb oma puhkuselt värskete mõtetega ja kohtumiseni. Aitäh kõikidele kuulajatele!